Küsid, kes on juht 1.0? Juht 1.0 on põhimõtteliselt autokraat. See on selline juhtimisstiil, kus selgelt inimene, töötaja on ainult ressurss ja vahend omanike rikkuse kasvatamiseks ja juhi eesmärkide saavutamiseks. Pärineb see kuskilt tööstusrevolutsiooni aegsetest aastatest, kui Frederick Taylor töötas välja sellise juhtimissüsteemi nagu teaduslik juhtimine, scientific management, ja selle eesmärk oli muuta tootmisprotsess võimalikult efektiivseks. Ja juhi ülesanne oli siis jälgida, et tööjõud, mis on siis tootmise väärtusahelas, oleks võimalikult efektiivne, et ta teeks neid liigutusi võimalikult efektiivselt. Kust tööjõudu saadi? Turuplatsilt saadi. Kes sa oled inimesena? Miks sa tahad siia tööle tulla? Mis sa arvad asjadest, mis siin on? Kas see motiveerib sind? Kas see demotiveerib sind? Kas sa näed, et midagi saaksin paremaks muuta? Kuidas sa tajud oma juhti? Kuidas sa tajud oma meeskonda? See kõik on täiesti ebaoluline. Lihtsalt tule tee seda liigutust ja me maksame sulle selle eest palka. Inimesed tunnevad ilmselgelt ennast alaväärtustatuna. Nad kardavad juhte, nad ei julge sõna võtta, sest nad teavad, et võib-olla lausa saab karistada selle eest. Ja seetõttu muidugi nad ei anna ka endast maksimaalset. Ja ka täna, aastal 2023, on selliseid ettevõtteid, kus töötajad tegelikult ütlevad, et nad tunnevad, et nad on lihtsalt ressurss, et nad on lihtsalt vahend, et keegi päriselt nende vastu huvi ei tunne. Keegi tegelikult neist kui inimesest siin ei hooli. Juhtide retoorika on pigem, kui sulle ei meeldi, siis kõnni minema. Ja ilmselgelt, kui ma töötajana tunnen, et minusse suhtutakse nii, siis mina ju suhtun samamoodi sellesse ettevõttesse ja juhti niimoodi. Ja seetõttu juht 1.0 mitte kunagi oma tiimi maksimumini ei jõua. Inimestel oleks palju rohkem anda, aga nad lihtsalt ei anna, nad lihtsalt ei pinguta.